Nii, tere, et alustame siis tänase webinariga ja nagu näha, siis tänaseks teemaks on eesti keele keelemudelid ja andmed, siis eesti keele andmed keelemudelites. Et ma siis teen ka väikse sissejuhatuse meie andmevõrgustikust. Tegemist meil nüüd täna on andmevõrgustiku 18. webinariga ja siis võrgustikust ka endast, et andmetarkuse võrgustik on selline professionaalidest koosnev võrgustik, mis võiks ühendada siis andmehuvilisi ja spetsialiste, et nii erinevatest elualadelt kui sektoritest, kellel on huvi andmete vastu. Ja me loodame, et me kõnetame nii andmehuvilisi kui ka siis andmevaldkonna eksperte. Ja meie ootus on, et võrgustik aitab edendada andmekirjaoskust Eesti organisatsioonides, ettevõtetes ja ühendustes. Ja ka soodustame vastutustundlikku andmete väärindamist. Ja ootame kõiki ka liituma meie LinkedIni grupiga, kus me siis jagame infot siis tulevate webinaride, seminaride kohta ja ka edaspidi järgnevate ürituste osas, et mis meil siis kavas on. Aga nüüd ma annakski sõna siis Elerile, kes siis jätkab teemal siis keelemudelid. Ja, tere. Võime nüüd suureks ka. Nii, nüüd peaks olema näha. Tere ka minu poolt. Olen keeletehnoloog Eesti Keele Instituudist ja tõepoolest täna olen kutsutud rääkima siis eesti keele või eesti keele andmetest suurtes keelemudelites. Ja miks mina sellest räägin ja miks me peaksime sellest kõik ka huvituma, on see, et Eesti Keele Instituudi üks olulisi eesmärke on eesti keele säilitamine. Ja eesti keele säilitamine mitte ainult kuskil arhiivides, vaid igapäevases kasutuses. Ja tehisintellekt, suured keelemudelid on saanud meie igapäevaseks osaks ja hästi oluline on, et eestlane, kes tahab seda teha, saab kasutada tehisintellekti siis eesti keeles. Ja eriti tore oleks, kui see eesti keel oleks selline meeldiv, korrektne ja et tehisintellekt ei jääks hätta ka selliste kultuuriliste ja ühiskondlike teemadega, sest me ei taha, et meile midagi muud öeldakse, kui me lähme näiteks küsima, et kes on minu president, siis ma tahan teada, kes see meie president on, mitte kuulda kellegi teise nime. Ja meie siis Eesti Keele Instituudis püüame teha kõik, et erinevad suured keelemudelid, ükskõik kes neid siis treenib, saaks eesti keele andmed kätte, saaks neid heas kvaliteedis kätte ja saaks teha siis mudeleid, mis oskavad eesti keelt igakülgselt. Ja tegelikult, kui asja juurde minnes, et kõik, kes on suuri keelemudeleid läbi nende rakenduste, näiteks ChatGPT või Claude kasutanud, et võib öelda, et üldistades, et eesti keele oskus on ju päris hea. Eks ta olegi. Ta oleneb mudelitest, mõnes on parem, teistes halvem, aga eesti keele puhul ei pruugi alati olla selliseks mõõdikuks grammatiline oskus, eks ole, et grammatikat vaatan päris hästi, komasi paneb õigeid käändeid ja pöördeid, et päris hea, eks ole. Aga tegelikult eesti keel on palju sügavam, seal on neid kihte mitmeid, eks ole. Meil on lisaks grammatikale on meil näiteks tähendus, meil on pragmaatika, meil on selline
kontekstitundlikkus, meil on sinna juurde ka see, et ta saab aru, kui ma kasutan näiteks slängi, kasutan erinevaid registreid, tahan, et mis on vahe näiteks ametlikul keelel ja sellisel netikeelel, et kõik need on hästi olulised. Slaididel olevad näited on lihtsalt illustreerimaks, kuidas erinevad keelemudelid võivad väga erinevalt praegusel juhul vastata samale küsimusele. Et mõni saab täpselt aru, mida see segast panema tähendab, aga teistel nii hästi ei lähe. Ma meelega ei pannud siia neid keelemudelite viiteid juurde, et see ei olegi oluline, et hetkel, et kes saab selle küsimusega hästi hakkama ja kes ei saa, aga see mõte siin taga on see, et see tase on väga erinev. Ja Eesti kultuuri ja ühiskonda tunnevad ju ka mudelid, et suudavad meil peaaegu neid Eesti lippe korrektselt pildile ja videole manada ja teavad mõndagi ka näiteks sellest, et mida näiteks eestlased ütlevad einestavale inimesele, et head isu on ju korrektne, aga ma ei tea, kui palju keegi ütleb näiteks sööge ikka või midagi sellist, eks. Ja siin paremal pool on palutud kujutada tehisintellektil siis Võru linna, et need, kes Võru linnast midagi teavad, et enam-vähem nagu on, aga päriselt nagu ei ole ka. Et see tase praegu oleneb mudelist, oleneb sellest, mida küsida ja kuidas küsida, aga tegelikkus on see, et üsna palju jääb nii keeleliselt vajaka, et sellist üldkeelt nad oskavad, üldised teadmised neil on, aga sellist erialaspetsiifilist, natuke sügavamat teadmist ja olemist, et seda veel ei ole. Ja miks seda ei ole, selle juurde ma varsti liigungi. Aga esmalt sellest, kes eestikeelseid mudeleid arendavaid. Et paljud, kes on kasutanud neid suurte keelemudelite põhiseid rakendusi, vaatavad, et eesti keelega on siin vaeva nähtud küll, eks ole, et kui me vaatame OpenAI või Google'i või Meta või Anthropicu mudeleid, et seal nagu tundub, et eesti keele andmeid on sees küll ja tegelikult kohe siis, kui ChatGPT tuli ja kõigil oli suur hurraa, minul samamoodi, vaatasime, et okei, et eesti keel ikka väga hea, et huvitav, kus need andmeid said ja kuidas palju neil on neid andmeid ja tahaks nagu teada, et kuidas nii, eks ole. Siis tuligi uurimise peale välja see, et neid eesti keele andmeid võrreldes inglise keelega on väga vähe ja need andmed on seal juhuslikult. Keegi ei ole nagu eraldi vaeva näinud seal, et see eesti keel seal mudelis nii hea oleks. Loomulikult on mitmekeelsed meetodid ja masintõlge ja kõik see, mis on juba varem tehtud, et seda on seal rakendatud, et kõike lihtsalt niisama andmetest pole õpitud, aga nad ju on välja öelnud, et eesti keele tuge seal esialgu niimoodi eraldi arendatud polnud. Seda näitab see, et seal ei olnud hindamisi tehtud eesti keele andmete peal. Seda näitab seda, et eesti keel kuskilt dokumentatsioonist läbi ei käinud. Mingil hetkel saime aru, et tegelikult eesti keelt nendes suurtes kommertsmudelites on ikkagi alla 1%, kui sedagi, eks ole. Ja loomulikult on mudeleid, ka suuri mudeleid, kus eesti keele tase on nagu täiesti niimoodi, et kohe näeb, et eesti keelega ei ole seal üldse tegeletud. Kui esialgu oli juhuslikult sattunud sinna eesti keel ja keegi nagu sellega tegelenud ei olnud, siis nüüd võib öelda, et eesti keel on aja jooksul paremaks saanud ja seal nii-öelda kinnitatud ei ole, et eesti keelega me siin tegeleme, aga eks väiksemate keelte kasutajad on ju kasutanud ka ja andnud oma tagasisidet sellele, et kui hea või halb see nende keel on. Samamoodi on Eesti kasutajaid ja eks mudelid on ka selle põhjal arenenud. Ja nüüd kindlasti
tuleb kuskilt meelde, et mina olen EKI-st ja EKI korpusanti metale ja kõik see. Et kas me oleme ka teistele suurtele pakkunud oma korpust, põhimõtteliselt oleme, aga see põhisõnum sealt on olnud, et tegelikult väga ei huvitagi, et selline korpus on. Kuigi viimased kõnelused OpenAI-ga nemad ütlesid küll, et kuna nad ei tea, mis eestikeelsed andmed neil sees on, et seda EKI korpus tahaks küll. Aga see selleks. Loomulikult on meil rida teadusprojekte või niisama projekte, kus keelemudeleid arendatakse ja sinna tihtipeale on siis eesti keel nüüd juba võetud sisse sihilikult. Ehk siis kas siis arendataksegi ainult eesti keele toega mudelit või siis on üks keeltest eesti keel, mis sinna mudelisse võetakse. Siin paremal pool on ülevaade, et meil on oma Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühisprojekt, mida nimetatakse STLLM-iks ja kus siis püütakse lisada eesti keel ühele nendest vabavaralistest mudelitest ja vaadata, et kuidas siis läheb. Et seal ei ole nii, et hakatakse nullist mudelit arendama, vaid võetakse neid vabavaralisi mudeleid, näiteks Llama, ja sinna siis pannakse seda eesti keele teadmist juurde, andmeid juurde ja püütakse saada selline enda mudel siis. Aga eesti keel on sees ka näiteks TildeLM-is, mida arendatakse, mis peaks juba suvel valmis saama. Sinna me oleme samuti andnud eesti keele andmeid. Siis Euroopas on mitu projekti, üks projekt EuroLLM, seal on juba mudelid väljas. Et seal on eesti keel sees, sest eesmärk on siis toetada kõiki Euroopa keeli. Ja on selline projekt ka nagu Open EuroLLM, need kaks on eri asja, et sinna siis peaks ka olema eesti keel lisatud, seda mudelit veel ei ole ja selle eesmärk on ka põhimõtteliselt sama, et kõik need Euroopa keeled saaksid siis kaetud ja meil oleks olemas siis keelemudel, mida kõik võiksid siis kasutada ilma, et peaks OpenAI-st või kellestki teisest sõltuma. Nii. Ma mainisin seda hindamist enne ja ütlesin, et hindamine on selline, et kui ma ütlen, et eesti keel on enam-vähem, siis see ongi meie põhiline selline hindamisalus. Aga tegelikult keelemudelite hindamisel on vaja välja töötada terve hulk selliseid hindamise andmestikke, mis annaks siis eri valdkondade, eri keele või kultuuri nurkade kohta siis informatsiooni, et kui palju üks või teine mudel, kui hästi hakkama saab. See siin, mida te näete, ei ole mingisugune nüüd, et Teleri tegi hindamise ära ja kõige paremini saab eesti keeles hakkama need mudelid, see ei ole nii. See on lihtsalt viide eile välja tulnud sellisele initsiatiivile või projektikesele, mis on tegelikult selle STLLM-i osa. Ja seal on siis teadlased kokku pannud sellise platvormi baromeeter.ai, kui te sinna lähete, siis te saate seal tarku küsimusi küsida eesti keeles erinevatel mudelitel, antakse teile 2 vastust ja teie peaksite siis hindama, milline vastus parem on. Ja siis näidatakse ka seda, et mis mudel neid vastuseid andis. Seal praegu ma vaatasin, oli 29 mudelit hindamisel ja eesmärk on siis välja uurida, et milline mudel meil siin eesti keeles esitatud küsimustega kõige paremini hakkama saab. Et tegelikult see kaugem eesmärk on koguda kokku selliseid toredaid küsimusi
ja sellist edetabelit siis koostada, et meil oleks mingigi alus öelda, et kuidas eesti keeles mudelid hakkama saavad. Kindlasti proovige ja andke oma panus sellele, et me saame selle andmestiku kokku ja mudelid tuleksid edaspidi veel paremad. Aga see point siin on see, et eesti keeles veel ei ole väga palju hindamisandmestikke, mille põhjal me saame öelda, et see mudel on kõige parem, sest ta katab ära eesti keeles nii grammatika, tähenduse kui kõik teised kihid. Sellega tegelevad põhiliselt STLM-i teadlased, et nad saaksid oma arendatud mudeleid hinnata ja saaksid ka sinna kõrvale siis kõiki teisi mudeleid hinnata. Et kokkuvõtvalt siis see, et kui keegi küsib minu käest, milline mudel on praegu eesti keeles kõige parem, siis ma jään kahjuks vastuse võlgu. Täpsustama peaks ülesannet ja mille jaoks seda mudelit siis kasutada. Siia juurde veel selle Baromeetri platvormi puhul, et sinna on, kuigi siit jääb mulje, et need mudelid on ainult nende kommertstootjate omad, siis ei, seal on ka neid vabavaralisi mudeleid hinnatavate mudelite hulgas. Aga andmetes siis. Kairi Tsirts, kes on selle STLM-i projekti juht ka, on meedias öelnud, et suurte keelemudelite võimekus sõltub nende treeningandmestikust. Et mudelid oskavad neid keeli, mille sõnavara ja grammatikaga on neid treenitud. Seega on vaja, et mingi keeleoskusmudelil oleks vaja andmeid. Ja praegu on fakt see, et enamik andmeid, millega mudeleid praeguseni treenitud on need andmed, mis on veebis kättesaadavad, mida me saame kõik lugeda, mida natukene oskuslikumad saavad alla tõmmata ja põhimõtteliselt see ongi see. Andmeid veebis on igasuguseid. Et kui me vaatame enda veebikeelekorpuse põhjal, siis seal on väga suur osa igasuguseid ajakirjanduse andmeid. Ehk siis kõik need portaalid, mis meil on, kus me uudiseid eesti keeles loeme, nii neid, mis on maksumüüriga kuidagi kaitstud. Nende puhul on näha siis näiteks see osa, mis ei ole maksumüüri taga. Seda osa, mis on maksumüüri taga, seda meil ei ole, seda me ei ole võtnud. Seda me ei ole kraapinud veebist. Seda, kas keegi teine on seda teinud enda tarbeks, ei oska me öelda. Aga jah, suure osa sellest veebi andmestikust siis moodustavad igasugused ajakirjandusportaalid, uudised ja selline kraam. Sinna juurde on igasugust avaliku sektori dokumentatsiooni, veebilehti, kõik, mis inimesele on nähtav ja loetav. Ja seda on ka üsna palju, näiteks riigiteate või Riigikogu stenogrammide selline kraam, kõik ministeeriumite veebilehtedel olev tekst ja nii edasi. Siis on igasugused veebifoorumid ja blogid, kus me teame, et võib olla väga asjalikku juttu ja võib olla mitte nii asjalikku juttu. Igasuguseid vaateid, igasuguseid mõtteid liigub seal. Siis on igasugused veebipoed, veebilehed, kõik, mida te ette võite kujutada, et ka see moodustab üsna suure osa. Siis sinna juurde seal on natukene ka sellist akadeemilist kirjandust, mingid artiklid, mis on kõigile loetavad, kõigile ligipääsetavad. See muidugi ei kata ära kõiki maailma teaduskeelt, eks ole. Ja väga vähe on seal ka siis sellist ilukirjandust või üldse kirjandust, et ta võib olla ka tarbeekirjandust, et kõik see, mis on raamatukogudes ja mis tegelikult niisama tavalise inimesele loetav või kättesaadav ei ole, et sul peab olema kas raamatukoguga mingisugune, kas sa oled raamatukogus või sul on lubatud sisselogimise teel lugeda, et sellist ilukirjandust on hästi vähe ja selleks oleme teinud ka
ka selliseid samme kirjastustega koostöös, et me saaksime mingit osa ka ilukirjandust. Ja tegelikult see ongi see osa, mis meil on tegelikult väga väike. Kui me räägime siit 4 miljardist sõnast, mis on eesti keele ühendkorpusest, tegelikult on see väga väike osa, see ei kata ära väga suurt osa ajakirjandusest, katab minimaalse väga väikese osa ilukirjandusest ja teaduskirjandusest ja umbes mingi poole, nii väga hinnanguliselt siis sellisest avaliku sektori tekstidest. Ja siis meil ongi seal blogid, foorumid ja veebilehed, mille põhjal siis neid suuri keelemudeleid treenitakse ja loomulikult sealt siis on näha ka see keel, mida genereerivad need suured keelemudelid, et väga loogiline on, et ta saab selliste üldiste teemadega, üldise keelega väga hästi hakkama. Aga kui küsida küsimusi näiteks kirjanduslike tegelaste kohta, kes meile on olulised või isegi päevasündmused oskavad need suurte keelemudelite põhjal tehtud rakendused nüüd juba veebist ise otsida, aga kui me räägime lihtsalt puhtalt nagu suurtest keelemudelitest, siis seal jääb ikkagi vajaka sellist ühiskondlikku teadmist, mis tuleb näiteks ajakirjandusest ja paraku see olukord selline on, eks ole, et ka need suured kommertsmudelid, ma ei saa nagu 100% öelda, et nad ei ole kasutanud siin mingisuguseid lisaandmeid või nad ei ole kuskilt saanud mingisuguseid paremaid andmeid kui veebis olevad andmed, mis on sellise kõikuva kvaliteediga, aga samas nad on kindlasti kasutanud kõiki neid veebiandmeid, mida ka kasutatakse praegu STLLM-i projektis, sest me oleme proovinud läbi rääkida erinevate andmete omanikega, just nendega, kellel on suured andmehulgad, et STLLM-i meie oma teadusprojekti jaoks saada neid andmeid, need kõnelused siiski veel käivad, aga seal on hästi palju sellist lahendamata küsimusi, ütleme siis niimoodi, et ka näiteks meediamajad, eks ole, et nende andmeid kasutada, nad on loomulikult sellest huvitatud, aga kõigil on vaja läbi mõelda seda, et okei, et ma annan oma andmed ära, ma annan need kasutusse, loomulikult mina määran need tingimused, kuhu nad lähevad ja kes need kasutada saavad, aga kuna seal on selliseid olukordi, eks ole, aga ma annan oma andmed ära ja mis ma vastu saan, näiteks see küsimus või kuidas seda kõike lahendada, kes peaks mu andmeid saama, kes ei peaks saama, et see on see andmetega seotud kõige suurem probleem hetkel, et need veebiandmed ei ole piisavalt kvaliteetsed, aga need kvaliteetsed andmed, mis meil olemas on, nendega on hästi palju sellist läbirääkimist, õigusküsimusi ja lahendamist vajavaid olukordi, ütleme siis niimoodi. Aga me tegeleme andmete kogumisega just eriti, et me saaksime need anda siis teadusprojektidesse, räägime läbi meediamajadega, kirjastustega, autoritega, mäluasutustega, kõigiga, kellel on selliseid suuremaid hulki andmeid. Samal ajal me püüame kaardistada neid andmeid ja koguda ka ise neid andmeid, mida meil on õigus koguda. Näiteks Tartu Ülikooli lõputööd me saime niimoodi, et me küsisime Tartu Ülikooli käest, et milliseid lõputöid te annaksite selle STLLM projekti jaoks ja mida me selle jaoks tegema peame. Nad andsid loa siis kasutada neid lõputöid, millel oli siis autoriga vastav litsents sõlmitud, mis lubas seda jagamist siis teaduskasutusest, aga seal oli terve hulk Tartu Ülikooli lõputöid, mida ei lubatud kasutada mudeli treenimiseks.
ja kõik need õigusküsimused, mis ma välja tõin, et neid püüame ka siis lahendada, et tegelikult oleks see andmete jagamine siis erinevate mudelite arendamiseks siis selge, et kuidas seda teha, kellega, mis alustel, mis litsentsid ja nii edasi, et see kõik on see lahendamisel olev olukord. Ja kui me need andmed kätte saame, loomulikult siis, kui andmeomanikud on seda lubanud, siis EKI ülesanne on ka teha sellist andmete eeltöötust, puhastame ära, püüame sealt eemaldada kahjustava või ebasobuliku sisu, sest kui me mõtleme veebiandmete peale, siis seal võib olla seda päris palju. Teeme seda veebiadresside, märksõnaloendite, erinevad tööriistade abil, isikuandmed loomulikult tuleks andmetest eemaldada. Teeme ka deduplikeerimist, mis on siis selline protsess, et ühte sellist sarnast või ühesugust teksti ei satuks liiga palju andmetesse sisse, et siis see eemaldatakse ja igasugune veebimüra, mis andmetes on, et selle ka eemaldame ära. Et kvaliteetsete andmete puhul on loomulikult sellist asja vähem, aga see on see, mida me ka teeme, et kui me need andmed kätte saame, et siis me vaatame sinna sisse, et mis seal on ja mis seal teha tuleks. Ja lõpetuseks siis, et kui endal on andmeid, et on andmekogusi, mida võib-olla tasub jagada keelemudelite treenimisel, need ei pea olema tohutu suured. Et kui me võtame palju väikseid kokku, siis me saame ka ühe suure, et kui on selliseid andmeid, eelkõige siis praegu rääkisin tekstiandmetest, et mida võiks siis mudelite treenimisse usaldada, siis pöörduge EKI-sse ja sealt tegeleme edasi. Ja nüüd on natuke aega ka küsimusteks. Jah, et siin küsimuste vastuste aknas saab siis küsimusi esitada, kui kellelgi on küsimusi. Aga praegu ei ole näha ühtegi küsimust. Aga ma võib-olla ise küsiks, et kindlasti te olete ka kasutanud siis avaandmeid, on ju? Et siis Eestis avaandmete teabevärav. Et kuidas te hindate nagu seda kvaliteeti, et selles osas, ma olen kuulnud, et öeldakse, et see kvaliteet on kõikuv ja et aga seal ka maht on nüüd küll suurenenud, aga kvaliteet on sõltub andmestikust, on ju. Aga et kas sealt te saate ka siis nagu sellist head materjali? No ikka on seal, me oleme isegi sinna pannud, eks ole, andmeid ja ikka saab. Et seal on palju ka muidugi sellist väga arvulist või sellist Exceli tabeli moodi andmeid, et need on ka kindlasti mingil hetkel kasulikud, aga sellist teksti kui sellist, eks ole, sellist suurt mahtu teksti, et jah, loomulikult me vaatame sealt ja võtame ja kõik võtavad, kes tahavad mudeleid treenida, et see on väga kasulik ja sinna tasub panna. Ja mida rohkem on seal sellist metainfot, seda parem on, seda kiiremini saab nagu aru, et mis seal sees on ja millist töötlust ta siis võib vajada, eks ole. Et nende formaatide pärast ei pea üldse muretsema, et formaate saab teisendada, eks ole, et paljudel on see küsimus, et millises formaadis need andmed peaksid olema, aga see ei ole nagu see esimene küsimus, või see ei ole see esimene punkt, kus peaks nagu, ei, meil ei ole selles formaadis, me ei saa midagi teha, eks ole, et jah. Ja võib-olla teine küsimus, sa natukene nagu puudutasid ka seda teemat, et kui on mingisugust teksti või materjali, et siis jagada, aga on teil ka mingisugust kindlat nagu valdkonda, millest teil hästi nagu puudust tunnete, et mis valdkonnas nagu just see eesti keele teksti nagu oleks hea nagu juurde saada? No fakt on see, et selline üldkeel, mis veebist tulebki põhiliselt on nagu okei, aga kõik teised valdkonnad, sellist eriala teksti, et seda on näidanud ka meil selliste erialakorpuste kogumise kogemus, et kui sa tahad, ma ei tea, meditsiinivaldkonda, et siis sa pead jällegi minema näiteks Eesti Arsti või selliste väljaannete juurde, kellel on ka õigused peal, eks ole, et
põhimõtteliselt sellist valdkonda ma ei oska välja tuua, et kõik, mis on selline kvaliteetne, asjalik, ükskõik mis eriala puutuv tekst, et see on väga-väga kasulik. See ei ole kasulik ainult suurte keelemudelite jaoks, vaid see on kasulik ka keeleteadusliku töö jaoks. Et jah, ma ei oska niimoodi valdkonda välja tuua. Selge, et siin jah, Märt Ridala siin ka kommenteeris, et just, et see entsüklopeedia Riigiteataja materjal on kindlasti nagu suurema kaaluga kui mõni blogi arvamusartikkel. Just, et õnneks Riigiteataja on kättesaadav. Loomulikult Wikipeedia on ka kasutuses, sest on vabalt kasutav, aga kõik see, mis on natukene, ütleme, et ekspert on ka pannud oma panuse ja vaeva näinud, et mingisugust teost koostada, et see on arusaadav, et see on hästi väärtuslik ja tegelikult seda peabki väärtustama, eks ole, et ta tahab ka, kas ta tahab midagi vastu saada või ta tahab lihtsalt seda, et ta saaks mingit krediiti, eks ole, et see ongi see üks suur probleem, et inimesed on näinud vaeva, andmeid loonud, eks ole, ja siis mis neid riivab, on see, et siis keegi võtab ja need andmed ära ja kasutab siis mudelisse ja mudeli treenimiseks ja siis mis siis saab, eks ole, et kus on minu tasu, eks, et see on selline üks nendest probleemidest, aga jah, blogisi me ei ole niimoodi julgenud, ma ei tea, Mallukas või kes need suuremad blogijad on, et võib-olla nendeni ei ole jõudnud see, et nende blogid on kuskil korpusesse pandud ja jagatakse siia ja sinna, et ei oska öelda, et aga jah, see sisuline pool see arvatavasti ei ole nii kasulik meile tõepoolest. Selge. Aga jah, et meil siin rohkem küsimusi nagu ei ole, et siis võib-olla ka lõpetame. Suur tänu sulle ja kohtume siis juba järgmisel nädalal siis toidutehnoloogia ja andmete teemal. Aga kõike head ja nägemist. Nägemist.